Meil kõigil oleks ju hea meel, kui me oleme edukamad, kui meie vanemad olid ja me võime välja näidata küll kurbust, kuid sügaval sisimas oleksime me üsna rahul ka sellega, kui me oleme lausa nii edukad, et selle tagaplaanil jäävad varju meie vanemad ja lõpuks ei mäletatagi enam, mis tööd nad tegid või kes nad üldse sellised olid. Subaru perekonnas on mitu säärast näidet välja tuua. Esiteks, kui 1993. aastal võttis Subaru universaalkerega Legacy, tõstis ta veidi kõrgemaks, pani talle mõned maastikuelemendid külge ja nimetas ta Outbackiks. Tänasel päeval on Outback üle ilma väga laialt levinud, kuid tema vanemate Legacy'te pärandit mäletavad vähesed. Teine sarnane lugu kulmineerus 2012. aastal, kui Subaru võttis jälle Impreza luukpära, tõstis ta natukene kõrgemaks ja nimetas ta XV-ks ja tänasel päeval ongi juba maailmas üsna vähe neid müügisaale, kus vägevad XV-d ja Outbackid oleksid endiselt nõus ruume jagama oma igavate vanematega. Kui minna aga Impreza suguvõsas veel tagasi, ulatub ju ta juured ühe vägeva sportautoni, kui palju on sportlikkust aga selles uues 3. põlvkonna XV-s. Tere tulemast kaasa elama taaskord Niceluxury proovisõidule. Jah, olen ka mina aru saanud ja näinud, et ta nimi pole enam XV, vaid Crosstrek ja kui sa mõtled, et miks, et XV oli ju nii äge nimi, siis tegelikult kandis ta Crosstreki nime juba enamikus osas maailmast ja Subaru otsustas, et nüüd on ka eurooplastel viimane aeg ära harjuda. Uus mudel näeb tõepoolest välja sportlik, anda tehtud vaiksemaks ja parema vedrustusega ja EyeSighti kaameraid on tal ka üks nüüd rohkem. Tagaistujatel on jalaruumi ja pearuumi piisavalt ja pagasruumi mahub tal 315 liitrit. Ja muidugi on olemas tal 22 centimeetrine clearance ja pidev nelikvedu, mis ei anna alla ka seal, kus juba suuremad linnamaasturid rattad ülespoole viskavad. Interiööris on olemas 11,6 tolline multimeediasüsteem, mis näeb välja küll äge, kuid on sellegipoolest natukene aeglane ja natukene segasevõitu, küll on aga seal ägedad analoognäidikud olemas, ehtne käigukangi valitse, natukene arhailised istmesoojenduse nuppud, leidub seal ka kõva plastikut ja paremas varustuses pakutakse ka Harman Kardoni helisüsteemi ja navigatsiooni. Mootoriruumis on tal 2-liitrine vabalt hingav bensiini kulistav boksermootor, mis võib tunduda küll juba sportlik ja kindlasti on see vastupidav, kuid paraku on sellest mootorist välja suudetud pigistada vaid 100 kilovatti ehk 136 hobujõudu ehk Subaru Impreza kauged sportgeenid tunduvad olevat unustuse hõlma jäänud millegi tõttu. Subaru inseneridele kulutab see 8 liitrit 100-le ja jõuab 0-100 peaaegu 11 sekundiga. Ja sellega jätab ta küll kunagised Imprezad häbisse ja on tal ka väike elektrigeneraator olemas, kuid sellest ei ole eriti palju sõites aru saada ja ikkagi kütusekulu on tal vähekene kõrgevõitu. Hinnad algavad tal 34 000 eurost. Küll pole sul mõtet temaga Nürburgringile minna, küll aga on sul mõtet minna taga maastikule, kus tead, et alla ei anna ta mitte millegi ees, kui võib-olla alles siis, kui mäed või puud ette tulevad. Selline on Subaru uus Crosstrek. Tänan vaatamast ja näeme juba nädala pärast uues Niceluxury proovisõidus. Senist kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.